Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Kaljukitsed. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 27. aprill kuni 3. mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Tuletan siinkohal veel meelde, et täpselt sellised kassitaro kaardid ma loosin välja siis kõigi tellijate vahel, kui tellijaid kanalile saab kokku 250. Ja selleks loosimiseks ma teen eraldi video. Aga nüüd läheme nende kaartide juurde, mis siis selleks nädalaks teile siia pandud on. No teil on väga võimas nädal tulemas, kui algab nädal maagikaardiga ja kohe järgi tuleb karikate 9, mis on minu jaoks soovide täitumise kaart. No siis soovige, armsad kaljukitsed, soovige. Et maagikaardi juurde ma tulen võib-olla natuke hiljem tagasi. Aga teine kaart on karikate 9 ja karikate 9 on soovide täitumise kaart. See on kogu aeg olnud soovide täitumise kaart, et täituvad need soovid, mis te juba varem olete soovinud ja kindlasti täituvad ka need soovid, mida te nüüd maagikaardiga soovite. Siit edasi tulevad 7. Esimene on teil siin sauade 7. Sauade 7 räägib sellest, et tuleb kaitsta enda seisukohti. Ja seal on ka mõõkade 7. Mõõkade 7 minu jaoks on kaval müügimees. See on tegelikult varaste kaart. Keegi tahab teie selja taga omastada midagi, mis kuulub teile. Või tahab teid petta kuidagi. Võib-olla teil on mõni hea idee, mida keegi tahab ära varastada. Võib-olla keegi tahab teie pealt kasu lõigata. No näiteks nii, et pakub midagi teile müügiks, aga sellel on varjatud vead. Te vaatate, et väga hea tehing, teeme ära, aga tegelikult on sellel varjatud vead. Ma arvan kaljukitsed seda, et siin on nagu kaks kaarti, mis räägivad mulle sellest, et te ei lange sellesse lõksu. Üks on seesama sauade 7, mis ütleb, et kaitske oma seisukohti. Ja teine on siin all olev keiser, sest keisri kaart on, teda peetakse ka valitsejaks ja kaart ise räägib sellest, et mille või kelle üle teie valitsete, siis vaadake, kuidas te seda teete. See kaart räägib sellest, et valitseda ei ole vaja enda ego toites või. Et tegelikult on keisri kaart struktuur, stabiilsus. Eks temagi ajab näpuga seaduses järge. Tema on tark valitseja tegelikult. Ja sellepärast ma arvangi, et kui te kaitsete enda seisukohti ja teete seda targalt, mitte oma ego toites, vaid stabiilselt ja oma tarkusele toetudes, siis te näete läbi lihtsalt selle kavala müügimehe võtted. Et te suudate ära neutraliseerida või aru saada, kus kohas on siin konks. Et kui keegi teile sellel nädalal midagi pakub, siis sellesse suhtuge lihtsalt ettevaatusega. Kontrollige kohe mitu korda. Enne kui te mingisuguse lepingu allkirjastate, enne kui te mingi tehingu sõlmite, midagi ostate, et sellel võivad olla varjatud vead. Siis siin alumises reas on teil veel sauade 8. Sauade 8 on kõige kiirem kaart. Sauade 8 on just väga kiire kaart selles mõttes, et kõik asjad, mis te ette võtate, hakkavad kiiresti nagu teostuma. Et asjad hakkavad kiiresti teie elus liikuma. Ja liiguvad nad ikka väga heas suunas, et kui teil algas nädal maagikaardiga, siis ta nüüd lõpeb müntide 10 ja müntide 10 on minu jaoks alati olnud kõige stabiilsem kaart. Ta on nagu selline harmoonia kõiges. Ta on rahakaart, et raha on piisavalt stabiilselt, ei pea raha pärast muretsema. Et see ei ole nagu selline lühikene 1 päeva või 1 nädala projekt. Et see, mida teie siin ehitate või mida te olete ehitanud, see toob teile kiiresti raha sisse ja sellise, et ei pea
nagu selle raha peale kogu aeg mõtlema, teil on stabiilselt olemas sissetulek. Mina ei tea, kas te olete hästi investeerinud, teete te sellist tööd, mis tagab teile stabiilse sissetuleku. No, kuskil on igal juhul see nõks, et mida te olete ehitanud, mida te olete soovinud, see hakkab täide minema. Teie elu loksub just nimelt selles suunas, et te saavutate selle stabiilsuse, materiaalse stabiilsuse ja kõiges muus ka, et kodus on kõik hästi, tööl on kõik hästi, te nagu ei pea muretsema, te võite nagu suvele vastu minna. No selles mõttes täiesti murevabalt. Ma arvan, et teil on tervisega ka kõik korras. Aga tulles tagasi selle maagikaardi juurde, millega see nädal teil siin algas, siis maagikaart on soovimiseks. Maagikaart on manifesteerimiseks. Maagikaart on selline kaart, millega inimesed on saanud võlgadest vabaks. Mitte ainult vabaks, vaid võlgadest lausa miljonäriks võib saada maagikaardiga. Maagikaardiga võib endale soovida unistuste elu, just sellist elu, mida teie näete, et teil võiks olla. Selleks, et maagikaardiga endale unistuste elu saada, tuleks istuda maha. Rahulikult istuda maha, võtta paber ette ja hakata sinna kirjutama. Kirjutama seda, mida teie soovite. Pange kõik oma soovid sinna kenasti kirja ja siis valige sealt välja 1-2 kõige sellised, nagu mis kohe kindlasti võiks täide minna. Et te saate kujundada enda elu täpselt nii, nagu teie näete, et teie seda soovite. Näiteks soovite, ma olen toonud kodu näite, näiteks soovite elate korteris, tahate minna majja. Siis pangegi kirja. Kus kohas see maja on? On see Rakveres või on see Tartus või on see üldse kuskil maakohas? Kus kohas teie soovite? Kas see peaks olema järve ääres? Kas see peaks olema mere lähedal? Kes see peaks olema võib-olla hoopis kuskil linnas? Võib-olla tahate Türile minna elama? Pange kirja, kus see maja on? Kui suur see maja on? Mitu tuba? Mitu korrust? Mis värvi? Kas tal on aed? Kui on aed? Kui suur on aed? Mitu akent tal on, millise kujuga need aknad on, kas tal on seal talveaed, kas tal on, ma ei tea, plekkkatus või on hoopis kivikattus. Ma tahan sinna jõuda, et mida üksikasjalikumalt te asja kirja panete, võib-olla teil on lausa kusagil mingi unistuste maja pilt. Kleepige see ka sinna paberi peale või pange koos selle pildiga see oma soovide paber, kui te olete kõik saanud kenasti kirja, pange see ümbrikusse, kaunistage see ümbrik ära, pange kuhugi, ma ei tea, raamatu vahele või ilusasse karpi ja unustage see ära. Unustage ära. Ja siis, kui hakkavad teie soovid täituma, teile tuleb see meelde, et vot seda ma tahtsin. Ma võin enda elust tuua sellise näite, et ma kunagi tahtsin mingisugust summat raha enda pangaarvele ja ma unustasin selle täiesti ära, et ma seda tahtsin. Ja kui ma ühel päeval seda summat seal pangaarvel nägin, siis mul tuli meelde, et jah, ma olin selle kirja pannud. Et vot sellised asjad juhtuvad maagikaardiga just siis, kui sa enam ei mäleta, et sa seda oled soovinud. Nii et mis ma oskan teile öelda, armsad kaljukitsed? Teil on maag väljas, teil on soovide täitumise kaart, teil on müntide 10 stabiilne sissetulek. Teil on omal tarkust ja asjad hakkavad kiiresti liikuma. Ainult ärge laske endal nahka üle kõrvade tõmmata, vaid kontrollige kõike, mida teile sellel nädalal pakutakse või räägitakse. Ja kui on võimalik, lükake võib-olla mingid tähtsamad lepingud või tähtsamad ostud edasi. Või siis, kui ei saa edasi lükata, siis kontrollige kohe mitu korda. Ja kõik lähebki kõige paremas korras, et nagu teil on tõesti imelised kaardid, kaljukitsed, teil on väga imeline nädal tulemas, nautige seda nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.